päevast, daamid ja härrad. Mobiili palume välja lülitada. Ikka juhtub seda, et seda punast tulikirja nagu ei märgata. Ja siin juba oli täiendavalt veel Päti keskuse külastusest juttu ja selle suur huvi selle vastu. Ma ei saanud kuulata, kas proua, kes oli 45. numbri nooti lehel, käis minu juures rääkimas siin, pöörduge sinna lauda uuesti veel siis, kui meil tänane ettekanne on lõppenud või vahepeal. Nii. Ja täna erakordselt oluline teema meie igapäevases elus, kuidas me infotehnoloogia ühiskonnas toime tuleme. Ja meeldivad kolleegid siin teie ees infotehnoloogia teaduskonnast Ingrid Pappel ja Aivi Vemmel. Ja ma pean ütlema, et ega ma neid ei kadesta, sest teha praktilist tööd IT valdkonnas on ülimalt vajalik. Teile on laiali jagatud ankeedid, et teada saada teie üldine ettevalmistus, mis muud edasi tegutseda, siis nad räägivad sellest ka. Muidugi veel mitte pole ankeete näinud, mis seal välja tuleb. Aga selge, et siin on sellist individuaalset tööd kindlasti rohkesti vaja, aga täna tuleb siis teha selline üldine pilt selgeks selles valdkonnas. Ja ega ma enda poolt rohkem aega kinni ei hoia. Palun, noored daamid, sõna on teile. Väga sisse lüütatud. Nii, tere siis kõigile ka minu poolt. Minu nimi on Ingrid. Ja nagu Sulev ütleski, et tulen infotehnoloogia teaduskonnast ja tänase päeva siis eesmärk oleks anda teile siis väike sissejuhatav ülevaade, mis see siis e-riik on. Ehk siis tegime sellise pealkirja ka, et kuidas e-riigis siis ellu jääda. Meil on aega ääretult vähe ja tegelikult selle tänase päeva eesmärk ongi just see, et me anname koos siin sissejuhatav ülevaate, kuidas meil Eesti riik toimib, millised on olnud arengud. Ja nende töölehtede peal, mis te saate, palun märgige siis ära, et endapoolsed vastused, et me juba edasi saaksime välja töötada sellised töötubade moodi asjad, et võtame juba väiksemad grupid, kellel on rohkem missugused huvid või missugused tasemed. Sest ega kui me räägime ka e-riigist ja e-riigi teenuste tarbimisest, siis tegelikult inimesed tarbivad neid teenuseid ju väga erinevalt. Et mõni rohkem, mõni vähem. Ehk siis jah, et selline palve, et tehke need lehed palun ära, et see on meile edaspidiseks infoks, et kuidas me saaksime kasulikumad olla. Nüüd, kui ma endast räägin natukene sissejuhatavalt, kuidas ma üldse selle e-riigiga seotud olen, siis olen seotud sedapidi, et hakkasin omal ajal arendama dokumendihaldustarkvara, ehk siis e-riigis seda lahendust, et kuidas kõik dokumendid elektroonilisel viisil siis hakkaksid asutustesse liikuma. Ja aasta oli siis 1900-ndate lõpp, 2000 algus, et päris pikalt juba tegeleme. Ülikooli jõudsime nüüd otsaga aastast 2001, kui ma tulin siia magistriõpikuid õppima. Baka ma tegin õiguses, mind tohutult huvitas kogu õigusraamistik ja see pool, aga siis ma avasin, et IT on ka väga lahe asi. Ja keskendusin sellele, et magistris siis spetsialiseerusin ümber ja läksin IT peale. Just see, kuidas neid erinevaid IT-lahendusi siis teha. Ja oma doktoritöö sellel tegin ka informaatika valdkonnas ja töötasin eelkõige just kohalike omavalitsustega, et kuidas siis kohalike omavalitsuse teenuseid võimalikult palju digitaalseks viia ja millised on siis need õppimisvahendid ka kohalike omavalitsuse ametnikele, et nad saaksid siis oma asutust siis muuta või elektrooniliseks üle minna. Ja samas ka see kodanikuvaade, et kuidas siis kodanikule võimalikult häid e-teenuseid pakkuda.
Sellest hiljem oma slaidide pealt räägime ka. Nii et ühtepidi me ei ole ainult teoreetik, me ei ole lihtsalt ülikooli inimene, ülikooli professor, ei tea niimoodi, kuidas reaalne elu käib. Tean küll, on ju ka, aga lihtsalt akadeemiline maailm on nii-öelda minule siis juurde tulnud. Ja tänasel päeval ma siis õpetangi siis rahvusvahelisi tudengeid, et tegelikult ma vean e-riigi tehnoloogiate õppekava, mis on rahvusvaheline õppekava ja tavaliselt meil on tudengeid vähemalt 10 eri riigist, kes tulevad õppima nii-öelda seda meie Eesti e-riigi edulugu, et kuidas me seda kõike tegime. Ja see on siis minu missioon, et anda siis nendele noortele inimestele see vaade, et meie Eestis tegime seda moodi. Meil olid sellised kaotused ja võidutustega, kui me räägime arendustest, siin ei ole ainult nii, et kõik läheb väga lihtsa vaevaga, et on omad probleemid, on omad eksimused. Et see on nüüd minu taust ja kohe annan sõna Kaivile, kes on minu väga hea kolleeg, kes tuli tegelikult meie juurde üle aasta tagasi juba. Just, et siis võtta sõna üle, miks ja kuidas. Jah, suur rõõm teid siin tervitada. Mina olen siis Aivi. Ja kui juba siin taustast oli juttu, siis eelnevalt tööalane taust oli mul omavalitsuses, vallasekretariaadis ja hilisem siis Tehnikaülikoolis sotsiaalteaduskonnas ehk riigiteadustega. Et ühest küljest ma just täna mõtlesin, et on väga huvitav, et me oleme saanud sellised teadmised, kuidas me riik toimib, kuidas need lahendused on nüüd tehtud, aga ära on unustatud see, kes neid lahendusi kasutama peab, ehk siis meie ise. Ehk väga paljud inimesed, kas nad arvutit kasutavad, kas nad oskavad kasutada, kas nad julgevad kasutada, et see pool on kuidagi jäänud minu arvates unarusse, nii et selles mõttes on väga hea meel teid selle maailmaga natukene tuttavamaks teha. Ehk et nii nagu see intrigeeriv pealkiri on, kuidas ellu jääda, vaatame seda, et teeme selle ukse e-riiki lahti ja mitte ainult ellu jääda, vaid elamist tuleb ka rõõmu tunda. Nii et ma annaksin sõnajärje üle siis praegu Ingridile, kes teeb meile seda lahti. Et üritame siis just pautada, et eks me tänane ettekanne on niimoodi vahendamisi, et Kaivi oma näidetega siis nii-öelda minu kõne siis üritab näitlikustada ja paraku meil on nii suur grupp, et ei saa, et me diskussiooni ei saa tekitada. Aga pärast me kindlasti Kaiviga natuke aega istume siin ka, ütleme siin kuni pool tundi, et saate tulla veel juurde ja küsida ka. Ja ma võin selle unustasin mainida, et me ei ole viimased 10 aastat nii suure kuulaskonna ees olnud, et aastal võtab isegi põlves värisema, tavaliselt mul on tudengeid 30 tükki grupis et ma saangi diskussiooni teha. Nii et katsume siis, et jääme ellu, meie jääme ellu just. Nii, aga jah, et tänapäeva infoühiskond, et arengud hakkasid pihta juba 70-ndatest, ammu. Kas kui me räägime kas või Microsofti arengutest või Bill Gatesist, kes 76. aastal oma sõbraga siis garaažis nii-öelda oma esimesed lahendused siis koostama hakkas, et jah, et tegelikult on juba mitmed aastakümned need arengud toimunud. Ja mis on nagu see kõige põhilisem siis infoühiskonna eristus, et kuidas infotehnoloogia siis meid jah aitab, ongi võib-olla see, et reaalajas elamine kogu aeg. Ühtepidi väga tore, teistpidi võib ka väga närvidele käia. Eelmine nädal ma olin, ütleme, puhkus oli Hispaanias, sul on telefon kaasas, sul on internet sees, see tähendab seda, et Aivi töötab nüüd oma meilidega pidevalt, et on üks mure, teine mure, kolmas mure. Positiivne asi on see, et kui ma tahan, ma saan kogu aeg selles infokoos olla, ma saan uudiseid lugeda, ma ei pea telekat lahti klõpsama ja ootama, et millal mul AK näiteks hakkab peale mingi uudiste saade. Et ma saan tegelikult täpselt sellel ajahetkel, kui mul tuleb ise uudiseid lugeda, ma võtan lahti mingisuguse elektroonilise siis veebiportaali, kus need uudised siis loetavad on ja mida pidevalt reaalajas siis kaasajastatakse ka. Et see on kindlasti väga suur erinevus, kui ma mõtlen näiteks 15 aastat tagasi, oskad kommenteerida. Et siis tegelikult oligi, istusime telekas, ma ootasime, millal see hakkab peale. Et päeva uudiseid tegelikult tarvida. Ja tegelikult see on praegusel hetkel samamoodi, kui ma lähen ema juurde, ütleb, et näe, homseks lubas nii palju külma. Kus sa selle võtab? No aga raadios ütles.
aga minu mobiil näitab hoopis midagi muud. Siis ma näitan talle seda 10 päeva vaadet, mis 10 päevaks prognoositakse, siis ta raputab ja ütles, et ma ikka ei tea, vaatame, kellal näeme. Et see on jah tavaliselt see näide, mida ma alati toon, et mida see infoühiskond meile toonud eelkõige on pidev see info, kuidas ma ütlen, kättesaadavus ja teinekord üleküllus. Seda ongi teinekord ka väga palju ja väga raske on ennast tegelikult sealt nii-öelda ka välja lülitada, et ongi, et kui sa oled kurkusel, selle asemel mitte vaadata meile, sa ikka vaatad lõpuks, e-kirju, need kirju sulle postkasti tulevad. Et jah, aga igal asjal ongi positiivsed, negatiivsed asjad, et teistpidi on ikkagi väga tore, kui sa oled alati tead, et mis parajasti siis hetkel toimub. Nüüd teiseks, et kui vanasti me rääkisime infotehnoloogiast, siis eelkõige olid arvutid, sellised suured kastid, suured kuvarid, et mina näiteks alustasin 95, hakkasime oma abikaasega esimest IT-firmat looma, et siis meil olid ikka meeletud suured kastid nii kontoris kui ka kodus, et ma ikka väga vihkasin seda tolmupühkimist seal pealt, et tänapäeval piisab sulle ühest nii-öelda tahvel ekraanikesest ja seal sees on tegelikult kogu see sama asi, mis vanasti oli siis selle suure kasti sees. Et ongi, et me oleme liikunud järjest selliste lahenduste peale, et seesama arvuti võimsus on juba liikunud meie mobiilidesse, et sa saad tegelikult juba oma mobiiliga kogu selle töö ära teha, mida ma 10 aastat tagasi, ütleme kogu ei ole võib-olla see õige sõna, et kui ma kirjutan artiklit, siis ma ikkagi eeldan, et mul on väga mugav suur ekraan ikkagi ees, et mobiilist on ikkagi väga koha toksida pikka teksti. Aga siiski, et ütleme, väga palju toiminguid, näiteks tänapäeva mobiiltelefonid juba lahendavad ära. Oskad ka kommenteerida, et tegelikult on jah. Olen täitsa päri sellega, et kui veel mõned aastad tagasi oli tingimata vaja laptop-kotiga kaasa võtta, siis ongi see, ma lähen mobiiliga, sest tegelikult küsimus on sellest, mida me teha tahame. Et meie asi on lülitada nupp sisse, et kas me tahame kirju lugeda, uudiseid vaadata, millega me kursis tahame olla või helistame selle kettaga telefoni, et heale sõbrale helistada, küsida, kuidas tal läheb. See on ju tegelikult meie kõigi enda valik, aga nende valikute juures peab silmas pidama seda, et me ei tohiks ka ajast maha jääda, sest see info, mida riik ja ühiskond meile pakub, sellega tuleks juba kursis olla. Absoluutselt. Ja ütleme, et telefonide puhul ka, ma usun, et kõigil on telefonid olemas. Aga osadel on arvates veel nuppudega, et ei ole sellised ekraaniga. Ma vaatan, et siin on päris palju minu ema ja Alisid, kes täiesti keeldub ekraaniga telefoni võtmast, et ma olen talle mitu tükki viinud ja lõpuks oma lastele andnud need ära, sest minu ema ei taha, ta tahab neid nuppudega, sest ei kasuta neid, et ka telefonid ise on juba evolutsiooniliselt ju väga, ütleme, jah, edasi arenenud. Ja kui nüüd tagasi tulla selle koolituste seeria nüüd idee peale, mida Mailiga ja Suleviga tegelikult juba kevadest saati, juba tükk aega see mõttes olnud, et miks seda siis ikkagi teha? Ongi ühelt poolt see, nagu ma ütlesin, kunagi oli see, kes arendas just selliseid lahendusi kohalike omavalitsustele väga palju välja, just et kuidas neid e-teenuseid teha kogu seda poolt, siis pigem ongi nagu see, et me tahaksimegi ikkagi õpetada võimalikult laia siis tarbijaskondaga neid teenuseid kasutama. Et see tähendab seda, et me ei tööta ju ainult, ütleme, teatud kindla sihtgrupiga, vaid see sihtgrupp ongi väga erinevas vanuses. Et kui me räägime näiteks kohalikust omavalitsusest, siis väga palju suhtlust on võimalik nendega teha juba elektroonilisel teel. Üks asi on see, et inimesed ei tea, et seda on võimalik teha, jätkuvalt ikka nad ei tea. Et tegelikult te võite kusagile keskkonda sisse logida, võtta arvuti lahti ja saategi oma palve sinna ametnikele, et ei pea sinna kohale minema. Aga teine asi on jah see, et võib-olla te vajaksite natukene ka õpet, et kuidas neid asju teha, millised on need keskkonnad ja milliseid klikke tuleb selleks teha. Ja kui turvaline see kõik on iseendast alustamiseks, ei ole kunagi hilja. Tegelikult hariduse saame me kõik koolis, aga haridus sõltub sellest, kui valmis me ise selleks kõigeks oleme. Et tooksin siinkohal võib-olla lihtsalt ühe näite elust enesest, et paarkümmend aastat tagasi
Minu isa, kes oli käinud Siberi vangilaagritest läbi, ma armastas rääkida lugusid. Aga iga kord ja igale ühele tulid need lood natukene erinevad. Ühel hetkel ma ütlesin, et kuule, pane need lood kirja. Ma ei taha kirjutada, muu käekirja, pole kesta, loeb. Siis ma ütlesin, et kuule, aga siin on arvuti. Lapselapsed olid juba arvutist välja kasvanud, teiste masinate juurde läinud. Näitsime isale, õpetasime kõigepealt tavalised kirjatöötused selgeks. Sai selgeks, aga siis hakkas e-riik tulema peale. Riik tahtis üha rohkem meiega suhelda, et ID-kaart, mis enam selle inimesel olemas on, see ei ole ainult isikute tunnistus, see on natukene rohkem, et see on ikkagi autentimis ehk sisselogimisvahend. Hakkas seda kasutama, kasutas seda arvete maksmiseks, tegi igasuguseid tellimusi, oma juhilubade uuendused, kõik need asjad sai oma ID-kaardiga seal arvutis ise tehtud. Muidugi ta küsis abi ja vahest jooksid need asjad kokku ja vahest oli vaja uuendusi teha, aga sai hakkama. Tulid Skype'id, tulid Facebookid, milleks need head olid. Vend elas Ameerikas. Aga no kuulge, kaua see heli siit Ameerikasse läheb, 3 nädalat ootad. Aga vajutad nuku peale ja sa näed oma lapse nägu ja sa saad tema perega suhelda silmast silma reaalajas. Et isendast ju väga tore lahendus, eks? Te saate oma perega, oma sõprade kõigiga ju suhelda. Aga selleks tuleb lihtsalt natukene julgust ja teadmisi, et nende asjadega toime tulla. Nii et jah, et ühesõnaga kokkuvõtvalt siis, kui me räägime infoühiskonnast, siis see ongi nii-öelda see infovahetus võimalikult kiirelt, võimalikult siis kaasajas olles, võimalikult siis operatiivselt ja väga erinevate vahenditega. Nüüd enamus, nii noored vanad, ükskõik keda ma olen õpetanud, et kõik küsivad, aga see ei ole ju turvaline. Noortel on mingid omad sellised spetsiifilised küsimused, aga vanematel inimestel on tavaliselt see. Aga jah, et keegi äkki, kui ma nüüd klikkan kusagile valesti, siis ma ei tea, et mu raha kontolt ära või mis iganes. Või ma nõustusin mingi asjaga ja siis saadetakse mulle koju mingisugune asi, millest ma pean maksma ja et ikka on selliseid küsimusi ka. Jah, ohud on täiesti olemas, pärast räägime nendest põhilistest, mis ohud on ja kuidas neid ohtusid vältida, aga ikkagi, kui te lihtsalt peate teatud asju silmas, nagu seda, et oma paroole tegelegi ei anna, oma ID-kaardi annate teistele sisse logimiseks, et kuigi ma tean, et lastele ikka antakse või, aga ma olen väga palju näinud ka töökohtades inimesi, et näiteks juht annab oma sekretärile, näeb, võta mu ID-kaart, allkirjastan need dokumendid ära. See on kindlasti asi, mida kunagi teha ei tohi, sest et see on teie enda isiklik allkiri nii-öelda see ID-kaart. Et kui sellega nüüd annad teisele inimese nii-öelda selle õiguse või volituse edasi, seda ei tohi lihtsalt teha. Et ükskõik kui palju see inimest ei usalda. Täna võib-olla usaldad, aga mine tea, mis homme toimub. Et elu on nii muutuv. Et jah, on turvaline, kui te seda õieti kasutate. Et selge on see, et sama ebaturvaline võib olla elu tänaval ka. Et lihtsalt internetis need asjad toimuvad natukene kiiremini, et ütleme, kui te midagi valesti teete. Aga jah, et selline pikk sissejuhatus, et lähme natukene konkreetsemaks. Nagu ma juba ütlesin, et 2000. aastatel hakkasin mina just e-riigi lahendustega tegelema ja sinna hulka kuulus ka riigiportaali ehk Eesti.ee arendamine. Ja see lahendus toimub ikka jätkuvalt ja kogu aeg, sest infotehnoloogiaga ja nende lahendustega on ka selline asi, et see saab kunagi valmis, nii nagu just Ülemiste järve kohta öeldakse. Et Tallinna ei saa kunagi valmis, et Ülemiste järve ei saa sinna peale tõmmata. Aga infotehnoloogiaga on ka see, et kogu aeg kõik muutub, nii et ka need tarkvarad, mida me teeme täna, me peame neid juba 5 aasta jooksul uuendama. Aga Eesti.ee siis tegelikult on siis see keskkond, mille kaudu siis saame oma riigiga suhelda. Ja kui me räägime nüüd riigi infosüsteemist kui sellisest, siis riigi infosüsteem sisaldab siis andmekogusid,
mis tähendab seda, et on nagu mingid potid, mille sees on siis terve hulk andmeid, kas siis on rahvastikuandmed või siis on näiteks maadeandmed oma katastritunnustega, ehitiste andmed. Siis on olemas infosüsteemid, mis nendes pottides siis andmeid nii-öelda erinevate osapoolte vahel vahetavad, pärast mul on ja pilt ka selle kohta, siis on terve hulk reeglistikke, kuidas toimima peab ja väga hulk teenuseid. Et kui me räägime teenustest, siis neid on tuhandetes. Kui me räägime see on kogu riiki mõeldud. Kui me räägime näiteks kohalikust omavalitsusest, siis tavaliselt öeldakse, et kuni paarsada teenust, et see üks kohalik omavalitsus on osutab. Aga kui me räägime nagu terves riigipildis, siis me räägime juba tuhandetest, mida riik siis kõike tegema peab nii oma erinevate ministeeriumite ametiasutustega suheldes kui ka siis oma kodanikega suheldes. Ja viimase siis 10 aastat trendi või suund ongi olnud see, et lähme hästi palju internetti, lähme hästi palju elektrooniliseks ära, mis ongi väga loogiline. Teiselt poolt alati peavad need teenuspakkujad või riik peab hoolitsema selle eest, kõik ei saa elektroonilisi teenuseid tarbida. Alati jääb ka see paberkujul teenus olemas või alles, et me peame ikkagi arvestama siis kõikidega. Ja kui me räägime siis nüüd Eesti e-riigist, siis Eesti e-riigi südamed siis kutsutakse siis sellist asja nagu XD. Osad teist on võib-olla seda kuulnud, osad ei ole. Aga põhimõtteliselt XD on siis üks suur kogu, mis siis kõike seda eelmisel slaidil öeldud sisaldab. Registreid, andmekogusid, erinevaid teenuseid siis selle peale. Ja mida see XD siis tähendab või miks see XD üldse valmis tehti? Et minult omal ajal küsiti just väga palju, et miks me peaksime näiteks XD-d hakkama kasutama, et kasutame lihtsalt elektroonilisi kirju, e-kirju, et seda sa olete ka võib-olla kuulnud, et saame siis nii-öelda omavahel nii-öelda mingi tarkvara abil siis kirju vahetada. XD eelkõige tehti sellepärast, et see oleks turvaline infovahetus. Kui seal liigub siis, ütleme, rahvastiku andmed liiguvad seal või siis haiglate infosüsteem kasutab XD, et need andmed on väga tundlikud, et need on sellised andmed, mida me ei saa liigutada tavalise postiga, kuigi see on elektrooniline post. Sest elektrooniline post on, kuidas ma ütlengi, ebaturvaline lahendus, et seda on väga lihtne kellegi jälgida või ongi, et kui inimene unustab arvuti näiteks lahti, ma lähen Aivi postkasti, ma näen kohe tegelikult mingit sinu sellist informatsiooni, mida sa teistele ei taha näidata, et kui sa mõne ametiasutusega suhtled. Siis esimene mõte XD puhul oligi just see, et teeme selle suhtluse hästi turvaliseks. Mis siis tähendabki seda, et ta vahetab küll andmeid, aga ta on palju kordi turvalisem siis, kui seda tavaline elektrooniline kirjavahetus siis on. Siis standardiseeritus, see tähendab seda, et XD loodi ka selleks, et need andmed kuidagi pidi ära ühtlustada. Et toongi siin näiteks näited, mida mõeldakse andmete ühtlustamise all. Et 10 aastat tagasi oli veel kohalikel omavalitsustel väga erinevad dokumendiplangid. Et kui te läksite mingit raha taotlema, ütle, mida sa viivaldi käisid taotlemas. Matuse toetus. Jah, et siis seal sellised asjad. Ja, minul oli viimati lapse sünd, et sünnitoetus, et 10 kuud tagasi on 10-kuune poeg. Et siis kuskil 10 aastat tagasi veel seesama näiteks kas matusetoetus või sünnitoetuse vorm oli väga erinev selle poole pealt, et oli mingi teatud andmeid, mida omavalitsus küsis seal Pärnu linn või küsis Harku all või ütleme, et aga oli ka teatud hulk veel lisaandmeid. Et kui inimene näiteks ühes kohas teise liikus, seda sama teenust uuesti tarbis, vaatas, et mis asja, aga teises omavalitsuses küsiti hoopis teistsuguseid andmeid, et miks te küsite nüüd seda. Et ehk siis iga omavalitsus ühtepidi oli nagu riik riigis, et kehtestas nii-öelda sellise andmestiku oma kodanikele, nagu tema tahtis. Et XD nüüd tõi siis ka selle juurde, et kõik asutused pidid hakkama mõtlema selle peale, et nad võimalikult ühesugust infot ühesuguse teenuse kohta inimese käest küsiks. Sest ütleme, et ei saa olla, kui on üks teenus, aga nõutakse nagu erinevaid andmeid selle sama teenuse kohta. Siis jälgitavus ja jälitatavus, kui me räägime nüüd elektroonilisest keskkonnast ja ütleme seal elektroonilisest keskkonnast andmevahetusest,
siis tegelikult see on nii-öelda ju natuke nagu anonüümne, et info liigub mingite nuppude vajutuste peale. Et siis XD on nüüd selline keskkond, kes salvestab siis kõik kogu selle suhtluse ja seda suhtlust kutsutaksegi siis salvestatud suhtluslogideks. Äkki sa oskad paremat sõna selle kohta öelda? See on nüüd viitetermin. Mis tähendab seda, et ükskõik mis klikid näiteks Aivi teeb selle süsteemis, teeb 7 klikki, siis see tekitab 7 logi. Ehk jälge võiks öelda. Jah, ehk jälge. Et jällegi, kui e-maile lihtsalt näiteks vahetatakse või näiteks ka paberdokumendid erinevate majade vahel liiguvad, ega selle kohta ei jää ju jälgeks sellisel kujul. Nüüd XD, ehk siis nii-öelda see keskne riigisüsteem, säilitab siis kõik need jäljed. Ja tõestatus ka, et läbi selle sa tõestad, et jah, Aivi saatis Ingridile nüüd selle kirja, sellepärast, et kõik need jäljed on siis selles keskkonnas nii-öelda olemas. Muidu näiteks võib ju seal Aivi toob mulle kirja ja ma olen vabatahtlik inimene ja siis mõtlen väga hiljem, aga ei ole mulle mitte mingit kirja toonud, kui te võtate mingit allkirja ka või mis iganes, et ma ei ole isegi kuulnud ega näinud. Ma ei tea, kas ma peaks seda tegema, aga lihtsalt ma toon näite, et tihtipeale tavasuhtluse puhul, kui sa ei võta just seda allkirja vastu, et ma midagi sulle andsin, seda jälge nagu maha ei jää. Aga nüüd kogu selle jutu ilmestamiseks siis võib-olla on jah natuke lihtsam seda pilti teile näidata. Et see oranž, seal keskel näete see Internet XD. See on nüüd nii-öelda, kuidas ma ütlegi, see kiht, mis siis vahendab siis infot siis erinevate süsteemide vahel. Et ehk siis näiteks, kui see äriregister tahab midagi saata kusagile dokumendihaldussüsteemi, et see teine kott siis tahab 4. kotti saada, siis see liiklus läheb kõik läbi selle oranži tee. Et ütleme, et Aivi näiteks töötab äriregistris ja ta saadab Ingridile kirja näiteks majandusministeeriumis dokumendihaldussüsteemi, siis see kiri liigubki nii-öelda läbi selle oranži tee ja see oranž tee siis tegelikult jäädvustab kogu selle liikluse või suhtluse. Tegu on sekunditega, millisekunditega isegi. Teinekord ja kui internet on aeglane, võib see ka 5 sekundit aega võtta, nii-öelda see kirja saatmine, see elektrooniline kirja saatmine. Aga jah, et põhimõtteliselt see andmevahetuskiht või see oranž asi siis on siis see keskne koht, mis siis kirja vahel lahendab. Ja kui te vaatate, siis te näete, et ega siin ei ole ainult nii-öelda riigi asjad küljes, et seal on ka pangad ja ettevõtted küljes, XD küljes, mis tähendab seda, et paljud teist juba logivadki panka ju sisse ID-kaardiga, aga näiteks see panka logimise süsteem toimib ka täpselt üle selle XD, et kõik oleks võimalikult turvaline, et kõik oleks siis võimalikult jälgitav hiljem taastatav, kui midagi valesti läheb. Mis siis tähendabki seda, et kui teil ka mingid, kuidas ma ütlengi, kui teil juhtuvad kas topeltmaksed või mis iganes, siis seda saab pärast hiljem alati jälgida. Et kõik sellised liigutused jäävad läbi selle XD, siis salvestatakse ära, et hiljem saaks tagasi minna või jälgida, et mis siis toimus tegelikult selles elektroonilises keskkonnas. Ja kui me räägime ka tegelikult sellest XD-st või sellest suurest süsteemist, mille küljes siis praegusel hetkel istub kusagil 700 erinevad andmebaasi, isegi natukene rohkem, et põhimõtteliselt kõik ministeeriumid, kõik sellised ametiasutused, nemad tegelikult kasutavad siis, ütleb kogu avalik sektor, kasutab siis seda omavaheliseks suhtluseks. Et seda süsteemi ka varundatakse siis kogu aeg, back-up'ina, kuidas eesti keeles nüüd on? Koopiad võib olla. Just, et ehk siis see ei ole niimoodi, et sellest ei jää nagu koopiaid järel. Tegelikult koopia tegemine on õige sõna. Et nii nagu teie näiteks võib-olla teete oma passides koopias või mingites tähtsates dokumentides, siis selles keskkonnas kogu aeg toimub nii-öelda koopiate tegemine. Et ehk siis, kui ühe asjaga midagi valesti läheb, alati on see koopia, elektrooniline koopia siis olemas. Aga see XD, siis kui me räägime Eesti e-riigist, ongi siis meie riigi süda. Selles mõttes, et ehk siis meie e-riigi siis infovahetuskeskkond. Ja
oma tööga seoses olen ma pidanud ka väga palju mujal riikides käima, vaatama, kuidas neil tehtud on. Et Eesti edu kindlasti seisnebki just selle sama pildi tõttu oleme me edukad, et me oleme kõik suutnud nii ühte kohta kokku koondada. Et ühtepidi näiteks palju tuleb vaielda, et aga siis ta nagu väga haavatav, et tegelikult kogu Eesti riik istub nagu sellises ühes keskkonna, aga teistpidi, nagu ma ütlesin, kuna meil on väga palju koopiate tegemise võimalusi, siis rünnake seda meie ühte koopiat, teine koopia jääb alles, et me kogu aeg hoolitseme selle eest. Ja seda sama meie X-teed on väga palju ka teised riigid võtnud endale eeskujuks ja näiteks siin ongi, et ma olen nii Palestiinas kui Tuneesias näiteks käinud samalaadset süsteemi siis juurde paika panemas, et Soome, meie sama kõrvalnaaber, ka nemad kasutavad siis X-tee sarnast keskkonda, et võeti siis see sama mudel aluseks. Et ja kindlasti siis, kui me räägime nagu e-teenustest, siis meie edulooks omal ajal sai see sama ID-kaart ja see, et ta tehti kohustuslikuks. Et seda on ka minult väga palju, kui ma olen käinud erinevatel konverentsidelt, on nagu küsitud, et aga mis mõttes teil inimesed kasutavad neid e-teenuseid nii palju või et kuidas te saite kõik ID-kaardile üles ehitada omal ajal? No tänapäeval on mobiil-ID, Smart-ID, seda me pärast kohe räägime. Et kuidas te saite selle populaarseks teha? Siis ma nagu naesin, et mina olin 100 esimese hulgas, kes sai ID-kaardi. Esimesed 2 aastat mehega naersime, et me kraabime lihtsalt auto seda klaasi kutakse, et sul ei ole selle kaardiga eeldi midagi teha. Et ta tehti küll kohustuslikuks. Aga siis ei olnud lihtsalt veel Eesti ja need teenused ei olnud paigas, et midagi on nagu teha. Aga nii kui pangad hakkasid tegelikult kasutama seda ID-kaardiga sisse logimist, siis see läks väga laialisse kasutusse. Sest siis saad aru, kui mugav see on, et sul ei pea olema neid erinevaid paroole. See on väga tüütu, et koodikaardid, nüüd need vist kaotatakse ära. Juba kaotati ära, aga et omal ajal oli ikkagi tundvalt mugav see ID-kaart, kus sa pidid väikselt ühte PIN teadma. Et panid nii-öelda kaardilugejasse sisse ja sealt sisse logida. Et see oli kindlasti meie eduvõtjad ühel poolt see X-tee, ühtne selline keskkond, et väga turvaline just andmevahetuseks ja teine pool oli see, et see ID-kaart siis võib öelda, et natuke suruti meile peale. Aga tänu sellele on ka nii-öelda meie e-teenuste tarbijaid nii palju neid inimesi, kes siis selles maailmas elavad. Ja et lähme räägime natuke teenustest ka, et ehk siis algus juba mainisin, et Eesti on siis see riigiportaal, mis siis koondab siis endasse kõik need teenused. Kas Saivis on meil video või? Ei ole? Kuskil ei ole videoga, tuleb video. Ja siis logimiseks loomulikult see sama ID-kaart, mobiil-ID. Mina kasutan nüüd tegelikult mobiil-ID põhiliselt, sest see on veel mugavam kui see ID-kaart, sellepärast et ID-kaardiga peab sul olema ju kaardilugejad, ehk siis sa pead saama selle kusagile lugejasse panna. Mobiil-ID-ga sul ainult mobiil ja sa töötad ainult mobiiliga, et selles suhtes kasutan ma ise seda. Ja nüüd on ka Smart-ID tegelikult juurde lisandunud, aga sellest me nii põhjalikult seekord ei jõua rääkida, et see on võib-olla siis juba järgmiste kordade teema, et mida üks või teine siis sisselogimis- või autentimisvahend siis, nagu teda kutsutakse, endast siis kujutab. Kas me siit peaksime sisse mingist? See võtab kodulehelt teeb otse. See võtab otse kodulehelt. Korra võime vaadata, et ma näitan teile ära. Parem hiiret Usun, et väga paljud teist on tegelikult seda Eesti keskkonda ka kasutanud. Palju tubla ei ole ka, et korra näitab, et mis see on. Ei võtnud ka lahti. Ei võtnud, jah. Siis pärast võib-olla siis... Pärast vaatame sealt video. Vaatame siis, et teeme siis lihtsalt praegu. Aga jah, kui me räägime Eesti keskkonnast või siis riigiportaalist, siis seal on enam kui 500 e-teenust
otse nagu lingitud selles mõttes, et te sellest Eesti eest saate juba liikuda näiteks konkreetselt kas oma sõidukit registreerima, või siis teha mingit muud päringut mingi muu ametiasutuse põhjal, et ta lihtsalt koondab nii-öelda need sisenemiskohad ühte kohta. Mina viimati just, ma ostsin emal auto ja siis ma registreerisin sealt auto, siis läksin Eesti e-keskkonnast ja registreerisin, viis mind sellesse Arti kodulehele, mis Maanteeameti koduleht, et avas kohe nagu otse ligi sealt. Et mina ise kasutan väga palju nagu Eesti e, et noh, mul on juba see käes, ma tean täpselt, et kus seal mingi asi on ja ma ei lähe mitte näiteks Maanteeameti kodulehte otsima, kui mul on, nagu ongi, et sõiduki registreerimist vaja teha, või liigun siis juba Eesti e-keskkonnast. Ja nüüd Aivi, sina just vaatasid, et seal on ka väga palju sellist materjali, et õppida e-riigi kohta. Isegi ilma sisse logimata on seal neid teenuseid ja asju, te saate lugeda tegelikult sealt üsna palju informatsiooni, seal on artikleid, seal on juhendeid, seal on õpetusi, aga vahepeal võib-olla küsiks, kui paljud teist on selle lehega tuttavad, kas lihtsalt käinud vaatamas? On. Väga tore on selle teada. Et siis te võib-olla ka natuke nagu ütlete ette, ütlen ausalt, mina olen ka seal käinud, nii nagu Ingrid ütleb, sealt on mugav, et ma ei pea hakkama mõnda erinevaid kodulehti minema, vaid ma saan täpselt neid teenused sealt kätte, mida ma tahan. Aga ma ei pea kuskilt mujalt minema otsima. Üks asi on see, mida te näete üldvaates, aga kui te lähete sisse, siis te näete juba personaalselt endaga seotud toiminguid, asju, võite teha päringuid, ehk üks on puhtalt personaalne, mis on teiega seotud, ja teine on selline üldine laiem, kus te saate kogu sellist informatsiooni ehk ennast nagu silmaringi avardada ja laiendada. Ja nüüd, kui te mõtlete selle X-te pildi peale sinna taha, siis tegelikult see sama X-te pilt, see suur infotehnoloogiline lahendus, see pakubki kõike seda just, et sa sellest ühes kohas saadki teiste asutuste kodulehtedele minna. Et ta seal taustal nii-öelda kõiki just neid päringuid või kõiki neid pöördumisi siis ise vahendab või suuna. Nüüd teine väga hea asi on siis kindlasti see Eesti aadress, et mida kõik inimesed saavad kasutada riigiga suhtlemisel. Et te saate need slaidid pärast endale ka, et siit on ilusti ära selgitatud, mismoodi see käib. Aga põhimõtteliselt minul seal postkastis istuvad notarilepingud, väga palju erinevaid asju, et ongi nüüd lapsega seotud toetused, kõik, et tuleb alati teavituse meilile ja see meil on nüüd minul endal lihtsalt pandud koos töötama siis enda Tehnikaülikooli meiliga, et ma ei pea eraldi ka nagu veel eraldi postkasti hoidma, vaid mulle tuleb kohe nagu töömeili peale see, et on võimalik siis need kaks meili omavahel niimoodi. Sa ei pea siis lugema Eesti-esse, vaid oma töö või tavameili peale tuleb see sama informatsioon. Ta suunab lihtsalt edasi selle. Nii, aga siin on jah, et väike pilt ka, et ma ei tea, kui see ole vist väga hästi nähtav. Aga põhimõtteliselt see kirja saatmine käib seal ka lihtsalt, et tuleb, see ongi nagu tavakiri, et seal on mingid teksti väljad, mis tuleb ära täita, tuleb valida, et kellele sa saadad ja sellele kirjale saab siis oma arvutist siis väga palju siis nii palju faile või dokumente juurde laadida kui vaja. Et jällegi ma arvan, et paljud teist on seda kasutanud, paljud jälle ei olegi, et kuidas nagu neid faile kusagile poole üles laadida või mismoodi nendega toimetada. Et see on nüüd jällegi ka see asi, et kui te nüüd need tagasisidelähed saate ja te sooviksite ka selliseid koolitusi endale saada, kindlasti märkige ära, et see on ka vaba teksti väljad, et ma olen siin nagu plaanimas, et teha siis vastavalt huvigruppidele või huvilistele siis just need suunatud koolitused, et kes tahab paremini õppida meili kasutama, e-kirja saata ja kes tahab dokumentidega töötada, näiteks kuidas Wordis teha mingisuguseid kirju täpselt ja kujundada neid, et jah. Sa ise kui palju nüüd Aivi kasutad seda Eesti aadressit? Minul on ta suunatud ka. See on ka suunatud? Töömeilile, valijakaart ütleme, see, mis sealt tuleb, selle kohta tuleb teavitus, et minul on ta peamiselt sealt kodus. Nii, kas vaatame? Nii. Me saame nüüd natuke puhata, et siin on üks Aivi leidis ühe laheda video. Siis ma kõigin oma hääle ära seni.
ja see on sealsamas e-riigi all on ka see väike videojuhand, mida te võite alati ise minna ja vaadata. Olemas riigiportaali eesti.ee. Järgnevas videoklipis tutvustame riigiportaali eesti.ee alajaotust Minu asjad. Minu asjade menüü sisu on nähtav ainult riigiportaali eesti.ee sisseloginud kasutajale. Minu asjad on personaalne keskkond, kus riigiportaali kasutaja saab seadistada oma valikuid. Minu teated võimaldab tellida erinevatelt asutustelt teavitusi ja lisada kalendrisse olulisi sündmusi. Minu dokumentide kaustas saab luua ja hoida digitaalselt allkirjastatud dokumente, jagada neid, saata teistele allkirjastamiseks või edastada neid riigiasutustele. E-posti valikus on ametliku eesti.ee aadressiga e-kirjade saatmine ja näeb saadetud kirjade ajalugu. Minu teenuste all kuvatakse nimekiri teenustest, mida olete portaalis viimati kasutanud. Jaotuses Minu linkid saab hallata lemmiklinkidesse lisatud linke. Seadete all on näha ja saab muuta riigiportaali sisseloginud kasutaja andmeid. Näiteks saab lisada elukoha aadressi, telefoninumbrit, seadistada ja suunata ametliku eesti.ee e-posti. Valikus dokumendid on näha teenuse Minu dokumendi staatus. Saab teenust aktiveerida või deaktiveerida. Seadistada riigiportaalis kasutatavate dokumentide kohta teavitus ja tutvuda teenuse kasutustingimustega. Teadete tellimise alt saab lisada, milliseid teateid soovite tellida ja kas neid edastatakse riigiportaali, e-postiga või SMS-iga. Isiku domeen võimaldab koos ametliku e-postiga loodud domeeni mujale suunata. Selline siis oli. Võtame uuesti. Nii. Siis kokkuvõtvalt jah, põhilised teenused, mida siis kasutatud selles e-riigi, meie riigiportaalis ongi igasugused kinnistutega seotud päringud, teated, asjad. Et kes jah veel ei tea, siis tegelikult saab kogu info oma kinnistu kohta ka sealt kätte. Maamaksudega seotud kaeveraielubasid on võimalik tegelikult selle kaudu edastada, et ei pea minema omavalitsusse koha peale, et kui teil on kuu vaja maha võtta, võtke siis vastav vorm lahti ja teidki tegelikult need väljad ära. Kogu meie maksusüsteem, et see on väga mugav, et lihtsalt võtta, kliki lahti, tulude deklareerimine, omandivaraga seotud asjad, õigusabi samamoodi, notariaalseid toiminguid väga palju, et tegelikult on võimalik juba sealt kaudu leida testamentidega seotud tegevused, et jah, et iseenesest kõik need meie igapäevased arstiabi, et kes või kui palju teist on kasutanud seda patsiendiportaali? Mitte nii palju, aga selles mõttes see on ka selline keskkond, kus te saate kogu oma, terviselood väga kiirelt kätte, et selles suhtes jällegi, kui te ei saa perearsti juurde või et teil on alternatiiv olemas, et te lähete, logite sisse. Et ma ütleks niimoodi, et tänapäeval juba need andmed uuenevad seal suhteliselt kiiresti, et ütleme 4 aastat tagasi, kui see nii-öelda kasutusele võeti, siis mindahes tundub vihale see, et ega arstid tegelikult ei pannud sinna need andmeid pidevalt, ei täiendanud, ei pannud ülesse. Aga tänaseks ma peaks ütlema, et tegelikult see info liikumine on ikkagi jõudnud ka sellesse valdkonda päris kiiresti, et tegelikult kõik sinuga seotud info on ühes kohas koos. Et ongi, et mis retseptiravimid, kõik, et ma ei tea, kui palju sina seda kasutad, aga mina emaga seoses olen pidanud. Vaatan küll, retsepte vaatan, ravikindlustust, autojuhilubade jaoks peab tervisekindlustus olema, kasutan küll. Et see on siis patsiendiportaal, et kindlasti soovitan tegelikult sellega tutvuda või seda kasutama ka hakata. Aga jah, et natuke suhtlusvahenditesse rääkida, et Laivi tõi siin näite just Skype'i poole pealt. Mina alati, kui Skype'is tuleb juttu, et eriti kui ma väljaspool Eestit käin, siis ma ütlen, et nendele inimestele, kes teate, et Skype oli Eestis tehtud tarkvara. Ja siis kõik on niimoodi, et mida?
ja no tohutult üllatanud ja miks nad on tohutult üllatanud? Tänu sellele, et Skype on ju ülemaailmne, kõige kasutada nagu infosuhtluskeskkond üleüldse ja seda tegid Tallinna Tehnikaülikooli poisid täiesti kogemata 2003 aastal 4 lihtsalt istusid ja mõtlesid, et võiks teha mingi laheda suhtlusvahendi. Tasuta suhtlusvahendi, jah, just, sest tol ajal oli tegelikult, sa pidid maksma sellest, et saaksid suhelda kellegiga Ameerikas ja nemad tahtsid just teha suhtlusvahendi, mis oleks tasuta. Et meie oma Eesti leiutatud tarkvara, mis muidugi 5-6 aastat tagasi Microsoftile suure raha eest maha müüdud sai, poisid on väga rikkad tänapäeval. Aga jah, et see on meie oma Eesti leiutis, mille üle meil tasub siis uhke olla. Ja Skype on tegelikult, nagu Aili ütleski, oma perega suhtlemiseks, eriti perega, kes elab välismaal, täiesti siis vältimatu asi. Sest võtate arvutiekraani ette, loote selle ühendusega inimesega, kellega te tahate suhelda, olete te seal üksi arvuti taga või terve perega, tihti ühel isa ja ema istusidki koos, vend istus oma perega koos, ja jagasid muljeid, näitasid pilte, kõndisid mööda tuba ringi, näitasid, kus nad on, mida nad teevad, isenemal ka süda jumalast rahul. Lapsed läheb hästi. Paljuski oodata seda kirja pika maa tagant, see ei ole seena. Et tänapäevased võimalused annavad nagu suuremaks šansid inimestega suhelda, et pere ei jää nii kaugele üksteisest. Aga see ei ole kõik, et Facebook ka tänapäeval, see küll ei ole Eestis leiutatud, aga jaa, mina ise ei ole Facebooki suur kasutaja, sest sotsiaalmeedia, kuna minu mees on infoturbe juht, ma arvan, et kui me teeme mõne infoturbe või turvalisuse koolitused, siis ma kutsun tema siia rääkima. Aga jah, meil kodus igasugused sotsiaalkanaleid väga hea meelega nagu ei propageerita või ei kasutata. Samas ikkagi maailm kasutab seda Facebooki väga palju ja sina oskad paremini kommenteerida, mida sina Facebookis teed? Mina olen esiteks perega suhtlemiseks. Kuskil midagi on, lapsed midagi toredat teevad, juba saadetakse mulle klipsi, video, mis väike põnd tegi. On mul lapsed kuskil välismaal, süda valutab, saadavad oma pilte, rahustavad, kirjutavad, mida nad seal teevad. See on teine variant ja kolmas variant, mis mulle tegelikult endale meeldib. Meil kõigil on ju mingisugused hobid ja huvialad. Ehk et ma ise olen nagu suur aiasõber, aga sõltuvalt sellest, mis kellegi huvi on, võib ennast liita mingisuguse vahva huvigrupiga. Seal vahetatakse muljeid, seal saadakse infot, seal jagatakse pilte. Tegelikult on see täitsa tore keskkond. Keegi ei sunni teid sinna midagi postitama, te võite ka lihtsalt jälgida, mida põnevat. Kuulete, näete, mis juhtus. Ehk näiteks kas või ütleme, siin on, just eile vaatasin, Kummust tuleb perehoomikud, kui palju teist sellega kursis on. Minul oli see üllatus, mulle väga meeldis, ütlesin lastele, palun, minge külastage. Ehk et selliseid huvitavaid asju saan ma sealt teada, et mis sündmused on tulemas, kuhu minna, mida teha, et see on kõik selline üsna operatiivne info. Ja mina väga palju ka arvutis ei käi, arvutit ei kasuta, aga mida ma jälgin mõnuga on siis aiasõprade tegevused. Seal on väga palju pilte, jagatakse informatsiooni, küsitakse nõuandeid, ei tea, mis lille ma olen saanud, klõps pilt ülesse ja sa saad jälle teada, jagatakse, ma ei tea, ükskõik aiahoolduse, kõige muu kohta, vahvaid nõuandeid. See on ikka väga sõbralik keskkond, ei ole see, et nii nagu võib-olla kuskil mujal on need igasugused kommentaatorid, kes üksteist on vaikus surnuks nokkima, et see on väga rahulik ja turvaline seltskond. No nii, aga võtagi kohe järje üle, et teistpidi on väga tore see Facebook. Ja tööalased ma loomulikult pean kasutama, kuna ütleme, kui kuskil ka konverentsidel käin, siis pannakse minu kohta, mul assistent paneb pildi üles, et võimalikult palju promo ju saada, et ongi just tööalaselt rääkida väga suur turundamise kanalga, et kõik teaksid, et näete, meie riigi käid jälle kusagil tutvustamas või tunti huvi selle või teise kolmanda asja vastu.
aga teingi enam näite, et minu mees on tegeleb just küberturvalisusega ja miks tema selliseid keskkondi väga ei kannata, ongi see, et paraku inimesed ei oska selliseid keskkondi kasutada väga hästi. Et ehk siis Aivi võib-olla on tubli kasutaja, ma ei tea, ma ei ole sind jälginud nii väga. Aga näiteks üks asi, mille vastu ka meie lapselapsed väga eksivad, ongi ju tegelikult see, et riputatakse kõik asjad sinna ülesse. Inimeste näod, oma pere, kodu, teinekord on näha sul mingid turvalugud, mis iganes. Inimesed ei mõtle selle peale, panevad lihtsalt sinna Facebooki riputavad ülesse. Üks asi on see, et sa võtad siis selle kohe võib-olla maha, et keegi ütleb sulle, et kuule vaata, et milline, see on natukene sensitiivne info selle üleval, et mismoodi sa selle paned. Teine asi on see, et sa ei tea, kui palju inimesi jõudis seda infot näha. Et see rumal pilt või tõesti, et selline sensitiivne pilt. Ja kolmas pool on see, et Facebookist ei kao kunagi jäägitult kõik asjad ära. Et tal on seal taga mingisugune selline avamootor, et ta võib aegatähemavarusest vahepeal pinnale uuesti jõuda see pilt. Et ehk siis see teema, mida ma oma lastele väga palju panen südamele, kõik, mis te üles kusagile postitate, et arvestage internet on ikkagi selline, kui te ka sealt ära kustutate, ta ei ole täielikult ära kustunud. Ja see on esimene reegel, mille vastu inimesed eksivad, lihtsalt topivad mõttetult, aga oma, ütleme, teadmatusest üles pilte, mida ei tohiks sinna panna. See on saadud pere, sugulaste, ükskõik kellega. Et mis on isiklikud asjad. Isegi kui te teete need grupid seal, et Aivi ütles, et on toredad grupid olemas ja ongi, et sa näitad võib-olla ainult oma grupi liikmetele. Aga sellised keskkonnad on ka väga haavatavad ja mõni teadlikum kasutaja võib ka sinna gruppi sisse imbuda. Et jällegi, info, mis sinna üles riputate, see ei pruugi ainult teie enda sõpradele jõuda, kui see on selline pool varjatud info, et sõltub ju ka, et mida kõike. Et selles osas näiteks minu Facebooki kontol ei ole ei laste pilte, ei ole oma pere pilte, mina kasutan Facebooki puhtalt ainult selle jaoks, et teha oma tööasju. Et jah, ma ise olen küll Facebookis väga paljude piltide peal olemas, mida on siin nii-öelda ära täägitud, täägimine kutsutakse sildistamiseks, kuidas eesti keeles on, et see ongi nagu täpselt selle jaoks, et kui inimesed guugeldavad sõna Ingrid Pappel, siis neil tuleb alati Tallinna Tehnikaülikool ette. Ma teen seda oma ülikooli nime, aga oma peret ma seal ei oli. Sellega seos, kui ma veel ütlen vahel, et küllap olete isegi lehest lugenud ja uudistest kuulnud, et inimesed on juba rõõmsalt said tuusiku, lähme kuuks ajaks Kanaari saartele ja paneme Facebooki, jagame kõigiga rõõmu. Ja võib-olla eelmises postituses on ta kirjutanud, kus ta elab ja kui tore kodu tal on. Ja kellele see meeldib, ikka nagu mehed on platsis. Et ehk siis minu soovitus, igasugused aiapildid, sellised koerad, kassid, see ka on juba natuke võib seostada teid mingit pidi, et mõni analüütik seal taga kuskil mõtleb oma üldega, selline kass kindlasti kuskil elab Pirital. Ma lihtsalt on näite, et tegelikult on sellised vahendid olemas inimestele, et paned andmed sisse ja arvutit öelda, et ärge pange oma privaatseid asju sinna ülesse. Et kasutage seda just suhtluseks selles mõttes, et kirjutate seal või oletegi kuskil gruppides, jälgite aiasõpradega, räägite, vahetate oma aiapilte, et aga palun, aga ärge pange nagu väga sellist isiklikku või tundlikku infot sinna ülesse. Et see oli nagu lihtsalt Facebookis kohe kinnivõtmine, et ühtepidi on väga hea, me oleme selles info koos kogu aeg, aga me peame ka kogu aeg mõtlema selle peale, et see on kõigile võib-olla nähtav. Juhul, kui te ei mõtle selle peale piisavalt palju. Aga jah, enne oligi esimene või teine slaid, et kas see on ka turvaline, ongi, et kui sa kogu aeg mõtled selle peale, et sa turvaliselt elaksid selles infoühiskonnas, siis on küll turvaline. Et siin ongi nagu mõned asjad, mis me oleme nagu välja toonud, et millele alati tasuks mõelda, on kindlasti paroolid. Et seesama Facebook küsib ka teilt parooli. Ja kindlasti ei tasu panna parooliks Ingrid, kasutaja nimi, Pappel perekonna nimi. Või siis Ingrid Pappel kasutaja nimi ja siis näiteks Mirel, näiteks minu tütar on pane näiteks oma lapse nime. Et need on sellised asjad, mida kõige lihtsamalt nagu ära arvutatakse või siis 1, 2, 3, 4, 5. Mida ka väga palju kasutatakse. Kõige levinum.
just oma sünnikuupäeva ei tasu panna, jällegi on ju, keegi tahab nagu nii-öelda häkkida teie kontot, ta kindlasti vaatab teie profiili, mõtleb nii, okei, proovime läbi sünnikuud, sünniajad, et kõik selline, mis on nagu teie endaga selline seotud, et millele saab ligi panna, et ehk siis paroolid peavad olema piisavalt keerulised, et teie naabrisid ära ei arvaks. Ja kindlasti mitte knokaga seina peale, vaid peiknevad ikka turvaliselt ära. Absoluutselt, see on järgmine asi, mida väga tehakse, aga ma unustan ära oma parooli. Ja mina, teate kui palju näiteks AliExpressist on oma tütrele tellima neid hirmsed LPS-e, siis väiksed nupukesed, võib-olla mõni on ka kuulnud, et lapselaps tahab on ju neid LPS-e. Eestis maksab väga palju, loomulikult ma tellin Hiinas. Ja see pagana Hiina keskkond kogu aeg küsib seda parooli ja siis ma niimoodi muudan ja siis ma unustan jälle ära, sest et ma olen igal poole harjunud oma ID-kaardiga sisse logima. Aga sinna Hiina keskkonda ma ei saa ju ID-kaardiga, see on Eesti süsteem. Ja siis ma pidavalt unustan ära selle parooli, siis ma teen väga keerulised paroolid. Jälle nagu teistpidi, et mul on tavaliselt 10 tähemärki, suured väiksed, tähtede asemel panen numbrid ja nagu kogu see pool. Aga jah, on asja, et ma unustan ära ja üles ma ka ei kirjutas. Kui mu mees sellise üles kirjutatud asja leiaks, siis meil oleks terve õhtu otsa mingi tülimajas, et kas ma ei ole sulle rääkinud, muidugi oled rääkinud, selge see. Aga see on väga õige märkus, et jah, parool peab olema ühtepidi piisavalt keeruline, aga kindlasti mitte knokaga kuskil seina küljes või ka sahtlis. Et noh, äärmisel juhul ja mõtlete, et panete rahakoti vahele, siis saab rahakoti jälle ära kaotate. Ja mis on veel ka väga ebaturvaline, väga palju kasutatakse, teil on ID-kaartsi ja teil on ID-kaardi pillid siin. 2 asja ühes kohas ja väga palju kasutatakse seda. Et kui lihtne on tegelikult varastatakse teil või kaob teil rahakott ära ja siis keegi vaatab, või siin on ju ID-kaart ja siis pillid ka ju suisa siin, et lähme nüüd kusagile sinna keskkonda. Otsede panka. Otsede panka, täpselt. Aga jah, et paroolidega ja ka see on niimoodi, et täinud nokkaga seinal, et ma olen küll ja küll näinud ka töökohtades arvuti ekraani peal kollas ja väiksed selle märkme paberiga on ilusti kirjutatud need paroolid. Hiljuti oli televisioonis täpselt seesama, et näidati stuudiot, kus oli arvuti peale ilusti need paroolid. Oli päris suur pahandus sellest üles tõstetud. Just. Siis teine asi, kui tegelikult Facebookis, ükskõik mis keskkonnas, pangas, pangaga on õnneks nii, et ta logib teid ise automaatselt välja, aga alati logige ka süsteemist välja. Sest välja logimine tähendabki, et kuskil on teil seal rist, kus on juures sõna logi välja ja kindlasti tuleb seda risti ka vajutada, et te ei jäta seda nii-öelda keskkonda lahti. Et jällegi te ei tea kunagi, kes selle arvuti taha istub või näiteks kui ka mobiilis kuskile sisse logite, et see on ka üks põhiasi, mille vastu tegelikult inimesed väga palju eksivad. Ei logita välja nendest süsteemist, kus parajasti siis käiakse või tööd tehakse. Ma ütlen väga, et pankadega on hea, pank viskab teid automaatselt välja, et seal on, ütleme 5 minutit, kui te olete tegi toimetanud, ta korra küsib teie käest, et kas hoian veel seda akent lahti ja kui te selle peale reageeri, siis olete välja visatud. Aga enamus meie riigiregistrid, kui te lähete näiteks ma ei tea, pärimise asju vaatama või mingit notaritehingut tegema või seal ei ole sellist, ütleme sellist haldust peal. Et te võitegi tunde seal olla, käite kuskil ära ja jällegi ebasoovitud isik võib tegelikult nii-öelda selle akna lahti võtta ja teiega siis neid tegevusi teha. Et alati, kuhu sisse lähete, sealt ka välja logite, ehk siis panete selle ukse kinni enda järel. Siis veebikeskkonnas, kui te olete nii-öelda internetis, loete uudised või vahetate veebilehti, pidevalt hüppavad igasuguseid hüpikakneid ette, mis igasuguseid asju küsivad. Alati katsuge, kas lihtsalt panna kinni või kasutada cancel, tühista nuppu, et eriti kui need on inglise keel, siis ikkagi cancel, et jumala eest neid nuppe kusagile poole ei vajuta, sellepärast et jällegi te ei tea, mis sellele järgneb. Kõige targem on proovida lihtsalt kinni panna, et nad on alati seal nurgas, seal hüpikakna nurgas on ka väike ristikene olemas, et alati saab kinni panna. Ükskõik millegis kahtlete, kunagi ärge vajutage okki, ja isegi kui seal öeldakse ka, et on ju küll neid näiteid, et kui te nüüd siia nende tingimustega nõustute, siis teie järgmise kuu arve on näiteks 50 € väiksem,
et ärge uskuge selliseid asju, sellepärast et teie teenuspakkujad ise võtavad teiega ühendust, mitte niimoodi, et te kuskil veebikeskkonnas olete ja siis teile mingeid selliseid pakkumisi tehakse, mitte kunagi ei tehta. Et need on ka väga tavaliselt sellised õngitsusasjad, et mida siis need pahalased nendes keskkondades üritavad teha, et nagu vajutate, et muidugi ma tahan, et mu arved oleksid väiksemad, see on loomulik, iga inimene tahab, võib-olla ei mõtlegi selle peale, et seal keegi paha seal taga on, aga tänu sellele võib seal taustal käivitada mingi tarkvara, mis kõik teie paroolid siis nii-öelda kas ära krüpteerib või endale võtab, mis iganes asju siis teeb või toimetab. Siis kes kasutab e-kirju, kui nad tulevad igasugused zip-laiendite või Excel või mingid imelike laienditega asjad, ärge klikake neid lahti. Et kui te juba näete, et adressaat on keegi, keda te ei tunne, ja saadab teile kas mingi lingi või siis seal ongi nagu mingisugune asi kaasas. Jällegi, kui tegu on võõra asjaga, parem näidake oma pojale, tütrele, lapselapsele, et mis sa arvad, kas ma võin seda lahti teha. Kas ta nii kogu istub seal kinniselt? Just, et te pea seda et kui on oluline asi, siis alati teile helistatakse, et ei tasu imelikke faile või võõrastelt adressaatidelt tulnud asju lahti teha. Keda te ei tunne, parem ärge avage, kutsuge keegi, kellega koos vaatate üle igaks juhuks. Ja mina alati ütlen, pigem istutada see meil ära ja teiega saab keegi tegelikult ju telefoni teel, ta helistab teile niikuinii, et juhul, kui tal on vaja teid kätte saada. Ja mis siis veel, siin lõpus on üks tore video, et sellest te saate lõpuni kodus vaadata, kui te need slaidid siin kätte saate, aga kindlasti te mäletate seda suurt ID-kaardi skandaali, mis meil oli kevadel, et sügisel, aasta tagasi, et aeg lendab, et mis meil tegelikult oli ja tegelikult sellest oli ju näha, et kui ära tegelikult halvab selline, ütleme, juhtum tegelikult su elu, et mis on väga palju tegelikult paljudel inimestel e-teenuste peale üles ehitatud, et jah, et ma ei tea, kas siin oli paari koha peal, ma ei tea, kas me hakkame seda siin näitama. Ühesõnaga, see on tegelikult päris pikk video, et 7 minutit, jah. Et pigem jätame selle teile koju vaatamiseks. Aga jällegi ma tahan teistpidi öelda siin seda, et kuigi need sertifikaadid, need olid siis, kuidas ma ütlengi, et sertifikaadid olid siis vigased, siis ikkagi suudeti ju tegelikult kogu see süsteem selles mõttes suht valutult uuesti käima tõmmata ja suht elektroonilisel viisil, et palju käisid küll koha peal pakas neid uuendamas, aga mina tegin kõik oma toimingud tegelikult neti teel ära, aga teistpidi on see ehe näide, et kui sa panustad kõike nii-öelda ainult ühele vahendile, et siis olete ääretult haavatav küll. Aga õnneks meil tänapäeval, kellel olid mobiili-ID, kellel olid smart-ID, teised nagu sellised autentimisvõimalused olemas, siis ma arvan, et nendele tegelikult see probleem nii otseselt valulikult ju neid ei puuduta. Ma ei tea, kuidas sinul sertifikaatid, kas sa pidid uuendama? Ma olin värskelt saanud uue kaardi ja pääsesin. Et jah, et midagi veel täiendada, sest turvalises osas ma võib-olla praegult rohkem ei lisaks, sest see on päris suur ja lai teema ja ma arvan, et see eeldaks eraldi pikemat käsitlust, keskkondade viisi juba vaadata, kus on midagi. See on praegu selline üldine juht, mis võib-olla juhib tähelepanu, aga väga palju ei aita. Tarkvara puhul muidugi üks asi veel mainimata, et kindlasti, et inimesed, kes siin saalis kasutavad ka arvuteid, kellel on kodus arvutid, siis kindlasti peab olema ka viirusetõrje selle arvuti peal. Et viirusetõrjed tänapäeval, nad ei ole tasulised, neid on võimalik ise veebist alla tõmmata, alla laadida, ja viirusetõrje ikkagi väga palju kaitseb tegelikult seda arvutit, et ta on jällegi alla hinnatud, et milleks mul seda viirusetõrjet on vaja ja ma niikuinii ei käitu, ma kunagi ei vajuta mingitele nuppudele, aga
siin on ikkagi olnud juhtumeid, et noh, ka ise itikad on oma arvutid, kuidas ma ütlen, kinni jooksutanud tänu sellele, et ikkagi tähelepandamatult mingit valet asja klikanud, et viiruse tõrje tegelikult ka väga palju hoiab ära, see on selline eraldi tarkvara, mida on võimalik siis teie arvutisse alla laadida. Ja neid on jah erinevaid, aga enamus neist on siis tasuta, et suurtele ettevõtetele tehakse ka selliseid rahalisi või tasulisi variante. Ja üks pool veel, tarkvara tuleb ka pidevalt uuendada ja näiteks kellel on nutitelefoni ja ta küsib pidevalt või teatud intervalli järel uuendamist, kindlasti uuendage alati ära. Et ma tean, ka väga palju inimesed löövad päeva, et mul ju kõik toimib, mul ei ole vaja ju uuendada, aga need uuendused lastakse ikkagi teatud eesmärgil. Võib-olla kõike meil ei räägita, et ei räägita avalikkusele, et meil on tegelikult mingid turvaaugud selles, et teeme nüüd selle uuenduse peale ära. Aga ei taheta ju paanikat külvata. Aga uuendustel on alati mingisugune eesmärk, et kui tuleb uus uuendus peale, laske peale, ühesõnaga uuendage ära. Et see aitab teil ka tegelikult seda küberturvalisust siis natuke tõusamalt sellest abi siis saada. Aga jah, et e-riik me oleme, et praegu see väga kiirelt üle kapatud, et Eesti on meil see süda, XD on tegelikult tehnoloogiliselt kõik see, mis seda võimaldab ja tegelikult on suhteliselt palju erinevaid kanaleid, mille kaudu on siis võimalik siis taotlusi esitada, suhelda inimestega ja kui teil on huvi natukene rohkem mingi konkreetsete valdkondade lõikes, et siis me hea meelega tegelikult mõtleksime edasi jätkukoolituste peale, et see oli meil nagu pigem plaan, et teada saada. Aga igatahes aitäh kuulamast ja elame turvaliselt edasi. Nii, ma arvan, et praegu isegi küsida oma tavalist küsimust, kas on küsimusi, ei ole päris kohane, sest kindlasti on individuaalseid mõtteid, arvamusi palju ja siin oli juba juttu, et vaatame ankeedid läbi, missugune on selline rohkem huvipakkuv edasine suund tegevuseks ja siis mõtlistame edasi. Igal juhul suur tänu Ingridile ja Aivile selle väga kõneva ettekande ees, mis avas paljudele võib-olla siin viibijatele ukse IT-maailma, paljudele oli ta juba natuke tuntum tuba. Ja suur tänu noortele daamidele, kolleegidele ja nädala pärast kohtume taas siin. Siis on meil kultuuriprogramm ja Tammsaare